ma ei teagi, mida ma tahaks. Ma ei oska nagu üksi midagi teha. Üks päev ma olin ka üksi kodus ja siis meil on sellised põrandad, mis nagisevad. Ja arvake ära, kas ma sain öösel magada. Ma sain 3 tundi öösel magada. Siis ma pole ammu üksi enam pidanud kuskil magama. Ja need põrandad maksasid. Ja kohe minu peas oli versioon. Meil on vaimud. Nii et ma ei saanud hästi magada. Aga täna oli juba hakkan harjuma. Täna oli väga hea. Vaata. Ja siis ma tahtsin tegelikult minna metsa mustikale, aga see on ka jälle võib-olla, sest ma kardan tohutult karusid ja siin idakandis ja niimoodi on väga palju karusid. Nii et see on jälle suu. Ma julgeks kellegagi koos minna, aga ma ei tea, kas ma nagu üksi metsa tahan minna. Aga vaatame. Või siis võib-olla teen mingi road tripi, käi kuskil mingites vaatamisväärsustes üksi. See on see üksi olemise aeg. Aga see on ka võib-olla, nii et tänane päevaplaan on see, et mul on kella 10-st 7-ni on töö täiesti täis. Ja siis homme on mul vaba, nii et vaatame, mis ma siis teen. Nii et näeme kuskil, kui ma midagi hakkan tegema. Ma veel ei saa koju minna. Praegu olen veel töö juures. Tunniki ootan, siis tuleb viimane klient. Aga ma lootsin, et täna tuleb siuke kerge päev. Ja siis esimene klient hommiku. Mul ei ole midagi selle vastu, et nagu ongi raskemad jalad või ongi kas raskemad jalad või midagi. Aga mina hommiku töötan nagu tigu esiteks, sest ma ei tea, ma lihtsalt ei saa seda hoogu üles hommikuti. Ja siis oligi esimene klient oli selline, kellel olid nagu hästi rasked kannad, pidin skalpelliga päris palju võtma ja küüned oli kõik rasked ja see hommikuks oli nagu liig minu jaoks. Aga mulle selles mõttes meeldib neid jalgu teha, et sa näed kohe pärast seda tulemust, see on nagu siuke mega hea, kui sa näed, et inimesed on ilusad kannad kohe ja kui ta ise hoolitseb nende eest ka hästi kodus, siis see on nagu suurepärane. Mina koera nägemas. Siuke fluffy samajeed. Oh my god. Nii nunnu. Igastahes, mis ma öelda tahtsin, et ja lihtsalt hommikuks minu jaoks liiga. Aga üldiselt kõik täna on siuksed kliendid, kus ma pean küünt ehitama ja igasuguseid asju massama nendega. Prantslast tegema, prantslane. See tuli nii ilus. Mul ei ole küll pilti, ma ei teinud pilti. Miks ma ei teinud pilti? Aga tegime siuke milky white põhjal ja siis sinna prantslane peale. See oli täiega ilus. Eile Tartus koolitusel, suhkru epilatsiooni koolitusel. See oli selles mõttes väga positiivne kogemus, sellepärast et kuidagi ma maksin küll raha. Vau, maksid raha, vau. Poleks arvanudki, on ju. Et maksid küll päris krõbedat hinda, aga see, mis sa sealt kaasa saad, nagu, see on nagu päris äge. Et sa saad juba siukse stardikomplekti kohe kaasa ja seal ei ole mingi 2 toodet. Sa saad soojendaja, nagu vahasoojendaja.
siis sa saad 2 erinevat suhkrupastat, pluss erinevaid tooteid veel, mis seal olid mingid savimaskid, mingid, ma ei tea, mis kreemid, enne kreemid, pärast kreemid, puhastuse sead. Lihtsalt ma tulin kahe paberkotiga, need suured, tulin sealt ära niimoodi. Ja siis ma olin nagu mingi, what the f... Et kuidas ma pole mitte kuskil näinud, et niimoodi antakse siukest nagu komplekti kaasa. Et on küll, et küskivad nagu mingit hullu summat, on ju, aga sa ei saa mitte midagi kaasa. Hommikus, tegelikult ei ole hommik. Ma ei tea, mis värk on, aga juhtus nii, et ma magasin põhimõtteliselt lõunani. Kui keegi küsib, kas mulle meeldib magada, siis absoluutselt. Mulle meeldib magada, sest et ma ärkasin alguses üles kell 9. Aga siis ma mõtlesin, et mul on vaba päev. Läksin moodisse tagasi ja ma jäin uuesti magama. Ja ma ärkasin kell 12. Kas ma olen üle maganud? Absoluutselt olen. Kas ma tunnen ennast väljapuhaluna? Absoluutselt mitte. Sest ilmselgelt ma magasin liiga palju. Ma ei tea, et vahest on nagu mõnus niimoodi, et sa lihtsalt oled voodis, mõnuled. Keegi ei käi sulle närvidele. Mitte, et mulle käiks keegi kogu aeg närvidele. Siis, kui on see kiire hommikurutiin moodi asjaga, kasutan ikka seda Image oma. Always, forever. Kui see on otsa saamas. Või noh, jah, on otsas. Sest et see on parim, nagu ikka. Panen seda seerumit ja siis panen Michi SPF-i. See on siuke keel SPF, siuke natuke teistsugune. Siis panen seda. Ja siis kui keegi on mõelnud, et igal pool näevad, et on see deodorant, siis see, mida kõik hullud soovitavad, siis ma võin öelda, et see on hea, sest et ma ostsin, ma ei tea, kui mõni, kes on kauem siin olnud minuga, see teab, et ma kasutasin vahepeal Nurme oma. Tahtsin proovida, et vahetasin selle välja, vaatasin, et proovin Nurme oma, on ju. Ja see ei olnud hea. Ma ei taha nüüd nagu halb inimene olla, aga see ei olnud tõesti hea. Esiteks mul pole pilti, ma vist viskasin ära ka. Ta on tehtud siukesest nagu taaskasutatud värk mingist papist või mingist sellisest, vaata, see pudel.
ja iga kord, kui ma panin seda, siis see papp läks sealt ümbert niisuguseks pehmeks, koledaks ja see nägi väga rõve välja. Pluss ta tegi mu higilõhna selliseks kibedaks ja vastikuks niimoodi, et ma alguses võib-olla ei saanud aru, aga ta tegi jah selle higi nagu kibedaks ja rõvedaks ja see lõhn oli nagu topelt hullem kui see higilõhn, mis mul endal on. Aga selle uuega jumala hea. Iga päev sa pead muidugi panema seda, on ju, et niimoodi, et ta mingi 48 tundi, on ju. Et ma iga hommik ikkagi panen seda ja siis kellel ei ole mingit hullu higistamisprobleemi. Et sellele see kindlasti sobib, et ma ei oska nagu öelda sellist, kellel on nagu see higieritus natukene tugevam, et kuidas see siis toimib. Aga siuke normaalsel tasemel on see väga soovitan. Ei tee mingit kibedat lõhna. See lõhn, mis tal endal pudelis on, see jääb ja absoluutselt mulle väga meeldib. Nii, nüüd hakkame koristama. Kõige esimese asjana, vabandust, taha paneks nõud ära pesema ja siis pesu pesema. Ja siis vaatan edasi, võib-olla ma alustan kõige lihtsamast toast, teen magamistoa korda. Sest seal väga midagi ei ole, ainult põhimõtteliselt tolmu võtta ja siis ongi nagu korras. Nii et alustame sellega.
valmis saigi. Mul oleks vaja duši alla ise minna. See kuristamine alati nagu teeb nii hiliseks ja nii nagu vastikoha. Seepärast ongi see siuke tegevus, mida nagu väga ei taha. Aga ma olen väga rahul. Kõik asjad said tehtud, mis ma tahtsin. Nii et ühesõnaga see poes käimine oli täiesti mõttetu. See pood, kus ma tahtsin neid tekslasid minna vaatama, oli kinni, kuigi oli, et laupäev-pühapäev on lahti ja kell ei ole esiteks nii paljugi. Ma ei tea, kus ta siis iganes on, mingit silti polnud. Võib-olla see oli mingi märk, et Elina ära mine ostma vaata. Et okei, teen siis rahu sellega, et ma seekord ei saa. Aga marja kombaini ma sain ja ma ostsin ka neid säilituskotte, et panna siis pärast sügavasse neid marju. Siis käisin apteegis, ostsin endale näopesuvahendit, sest ma praegu ei telli Imitsist ja siis vahepeal proovin. Ma ostsin Eucerini oma, eks näis, kuidas see on. Ja ma vist paar asja ostsin ja mul on siuke tunne nagu 100 euri oleks läinud nagu aga tegelikult ei ole päris nii, et aga noh, ikkagi päris õudne, et kui poes käid, siis raha läheb nagu mingi ma ei tea kuhu. Aga nüüd mina lähen siis kuskile metsa. Sõidan kuskile poole, vaatan, äkki leian mingisuguse hea koha, kus mul on üks ämbrike, mille ma tahaks täis korjata ja siis saan koju tagasi minna. Nii et vaatame, kuhu metsa ma jõuan. Ühesõnaga, mul on suht palju juba korjatud. Noh, tegelikult ma olen mingi tund aega olnud ja äkki mul on mingi kolembrit. Tõsiselt tegelikult ikkagi vähe on neid. Ja siuke tundub, et on mingi popikoht ka, et paljud inimesed käivad siin. Nii et selles mõttes on näha, et siin nagu võetud samamoodi kombainid ja seda neid marju. Et tahan selle ämbri täis saada ja siis ma olen nagu rahul. Et nii kaua ma jalutan just siin ringi ja vaatan, mis siin on ja siin pidi olema isegi nii järvekene, võib-olla ma jõuan sinna ka välja. Oleks tore. Et vaikselt siin niimoodi kõnnin. Nagu väike maiemsesi. Ja siis ma lootsin, et mu käed ei saa mustaks, aga käed on mustad ikkagi. Ja mul, ma ei tea, kus mu kummarid olid, nii et ma panin omal need mingid saapad jalga igaks juhuks.
ma lõpetasin ära, sest ma jõudsin järsku auto juurde tagasi. Ma mõtlesin küll, et ma korjan nagu täis selle ämbri. Aga kuna ma nägin, et ma olen auto juures tagasi, ma ei hakanud nagu kuskile mujale edasi kõndima. Nii et jään sellise saagiga. Et vaatan, mingi päev saab tulla uuesti, saab jälle minna midagi korjama kuskile mujale, sest siin tundub, et on jah siuke koht, kus nagu inimesed palju käivad ja paljud asjad, paljud märjad on ära korjatud, on ju, käed on mul need sellised, kuigi painiga, aga mul ei ole midagi pesta ka neid. Nii et pean olema veidi aega selline. Nii et vaatame võib-olla, kui jaanuar mingi päev viitsib, siis võiks minna veel kuskile metsa või lähen üksi või vaatan kuskile täiesti nagu suvametsa, mis ei ole nagu mingi jalutusrada või midagi, sest siin tundub, et on siuke jalutusrajad ja värgid. Aga nüüd ma lähen koju tagasi, siis ma ilmselt pean need ära puhastama ja siis paneme need sügavasse ja siis saab järgmiste toimetustega edasi minna. Need on nagu tõsiselt väiksed. Aga maitse on hea. Nii et võidu nüüd andis korjata. Aga okei. Ma sõidan koju tagasi ja näeme siis kodus. See tüdruk, kes muutus mustikaks. See on mina, muutun mustikaks. Aga ühesõnaga on ikka päris korralik kogu seda. Ma mõtlesin need kõik lehed ja asjad nii palju välja, kui ma sain. Seda on siin normaalselt. Ja siis ma ostsin sellised 0,5 liitrise kotikesed. Selles suhtes mina soovitan, kui mingit marjuasju tahad hoiustada, siis need kotid on nagu väga head. Nad käivad siit massivistiga. Avetele. Nad käivad nagu kinni selle sipiga siit ja ei võta ruumi, karbid võtavad selles sügavkülmas palju ruumi, aga need paned üksteise peale, mis on hea. Ja siis ma lihtsalt panen nad siia sisse. Ma näitan teile palju ma siis sain. No, 1, 2, 3. Üksteise peale ei võta hullult ruumi. Muidugi, kui ma peaks veel korjama, siis ma ei tea, kuhu mul need mõtlevad. Sest mul on suht kõik täis. Nii, aga siis praegu on sellega kõik. Ma ei teagi, mis ma edasi teen, sest peaks jaanuar ka tulema. Kell on juba sealmaal. Eks ma siis vaatan. Pole nagu 100 aastat näinud. Kuigi on paar päeva. Aga vaatame siis, mis me pärast edasi teeme.